tere, mina siin. Ja lihtsalt nii palju infot on kogunenud, et ma ei teagi, kust otsast alustada. Mul ei ole mingit süsteemi, graafikut. Ma alustan väga spontaanselt. Ja anna sina mulle teada, kuidas sulle siin leheküljel meeldib. Kas see, kui ma spontaanselt postitan, kui midagi esineb, kanaldusena ühisväljast minuni jõuab, ma olen valgustöötaja, või kui ma teen seda strateegiliselt niimoodi korrapäraselt 1 korda kuus või 2 korda kuus või kuidagi järjepanu, kuidas sinule meeldib, et millised sõnumid sulle kõige rohkem meeldivad. Kas sellised, mis on tulnud nagu spirituaalsed, aktuaalsed uudised niisugused jooksvalt või on pigem sellised, kus ma olen rohkem selline aeg-ajalt ja struktureeritult. Et siin on nagu kujunenud 2 Marise poolust, et ma teen mõlemaid, et kuidas sulle endale meeldib. Küll aga ma tunnen ise, et mu päris loomus on see, et kui mul midagi üles tuleb, siis mul on vaja seda jagada, üles kirjutada ja nii edasi. Aga üleskirjutamine on ka okei, kuid selline spontaanne jagamine jooksvalt võib-olla on selline orgaanilisem. Et üleskirjutamine on ka jah, mis mulle väga meeldib, kuid pigem kõnekeskus on võib-olla kõige tugevam külg. Otse kanaldus siis. Aga nagu näed, ma olen endiselt haige, aga ma olen siin kenasti enda eest ennast poputanud, looduses liikunud. Olen tänulik, et mul on see võimalus olnud. See on väga kosutav olnud, päikese käes ennast laadida. Vau, see on nii mõnus. Ma olen nii tänulik selle üle. Ja õnneks on ka koolivaheaeg. Saan natukene laadida siin vahepeal. On olnud suur tamp taga. Kõige muuga ka veel, seal hulgas. Aga saame kuidagi hakkama, et olen küll haige hetkel, väga haruldane juhus, kui mina külmetun, kuid arvatavasti ülekoormus kõikide asjadega koos võib seda vahel teha, isegi kui oled väga ettevaatlik. Aga üldiselt ma väga pikalt ei ole haige. Nii, millest ma tahtsin täna rääkida? Oi, kui paljust ja kui suurest teemast minu jaoks. Mis mind ajendas selleks on see, et üks uudis ühe inimese kohta, kes on mulle väga armas. Ja see aktiveeris minus nii paljut. Nii paljut ja siit torust aina hakkab tulema nüüd. Kui varem arvasite, et tuli, siis nüüd siit hakkab alles tulema. Ja see aktiveeris minus midagi, südamekeskuse, hinge avardumise, selline kurb uudis, pani mõistma elu asju sügavamalt ja see ei mahu ära, seda on vaja jagada, sest need on ka väga elulised teemad. Väga paljudel on sellised teemad õhus igapäevaselt siin-seal. Ja kui sa tunned ennast ära siin täna mingis teemas, kas see on sul olnud, või sa tunned, et see potentsiaal võib tulla, siis kirjuta mulle, räägime, võta minuga ühendust, ära jää üksi selle teemaga. See on mu mõte ka. Ja minu teemad on ikka valgustöötajate töö, valgustöötajate toetus ja nii edasi. Alustame võib-olla sellest, mis tähendab valgustumine, mis tähendab ärkamine. Need on 2 eri asja tegelikult. Et kui sa ärkad, siis sa ei saa valgustunuks automaatselt. Kui sa oled spirituaalselt ärganud, see ei tähenda, et sa oled valgustunud. Töö alles algab siis. Siis alles töö algab. Valgustunud täiesti 100%, 111% või 100% valgustunud inimene on juba
taandunud tagasi hingeks. Tema missioon on lõpetatud ja ta võib minna teistesse dimensioonidesse edasi, tal on isegi valida, kas ta üldse tahab siia maa peale tagasi taaskehastuda. Küll aga on valgustöötajaid väga palju ka Eestimaal, kes on spirituaalselt ärganud ja kes on väga ligilähedale valgustumisele. Mis see tähendab? Nad on leidnud enda sees tasakaalu ja nad teevad koostööd tasakaalu jõududega. Nad ei vali pooli, nad on neutraalsuses, tasakaalus ja loodusseadustega kooskõlas. See tähendab seda, et nemad täidavad oma missiooni siin, et maa vibratsioon tõuseks. Eestimaal on väga palju selliseid valgustöötajaid. Väga palju. Seda ma võin uhkusega küll öelda. Eestimaal on võrreldes teiste maadega, Eestimaal on üle keskmise rohkem selliseid valgustöötajaid. Miks? Ma arvan, et ka loodus toetab seda. Ja meie juured, meie esivanemad ja nende tarkused, nende looduse armastus, see kõik elab meis edasi. See on kõrgvibratsioon. Kohe ma tahan sinna jõuda, et sinna siiski esivanemate juurde ei tasu ka kinni jääda, sest valgustöötaja, Jumal, kõiksus, universum tahab, et me areneksime, mitte ei jääks väikesesse konnatiiki pidama. Ja seda on ka tunda Eestimaal, et me kasvame. Me kasvame jõudsalt mitte ainult IT-maailmas, vaid ka hinge tasandil, vaimses maailmas. Inimeste spirituaalsed ärkamised on massilised. Ja kui sa ärkad spirituaalselt, siis tähendab seda, et sa ärkad mingist unest, mingist automaatikast, varasemast automaatikast, mis on sulle kas ühiskonna poolt, perekonna poolt, suguvõsa poolt, teiste kellegi su kaaslase poolt peale pandud. Aga spirituaalne ärkamine tähendab seda, et sa ärkad iseendale, oma tõelisele olemusele, oma tõelistele vajadustele, elu põhiväärtustele, looduskesksusele ja su süda aktiveerub. Su süda aktiveerub, see on ka minu töö, seda teistel äratada, et nad ärkaksid teatud mõttes mingist niisugust unest, mis on hirmukeskne automaatika, ellujäämisinstinkt, et nad ärkaksid enamale, et nad ärkaksid puudusteadusest küllusteadusesse, see on minu töö. Ja kohe räägin, kuidas see käib, kuidas see on minuga, võib-olla ridade vahelt ja võib-olla mõistate, kuidas see on minuga kujunenud, sest ka mina olen ju kasvanud kuskilt miskilt moodi ja kindlasti ma usun, et väga paljud leiavad siin ühisjooni, kuidas nemad on valgustöötana kasvanud ja kasvavad. See on elukestev areng. Ühesõnaga väga paljud valgustöötajad, nad ei ole valgustunud, aga nad on basically spirituaalselt ärganud ja käinud igapäevaselt enesearengu teekonda. Nad elavad seest välja. Nad on teinud integratsioonitöö ja neil on antud vastutus või õigus seda ka teistega jagada, sest nad ei kahjusta teisi, vaid nad abistavad teisi. Ka minema usalduse, usu ja armastuse teekonda, külluse teekonda. Mitte läbi hirmu. Ja siin on valgustöötajatel väga tähtis koht, et sul olgu juured, aga ka tiivad. Et sa ei jääks hirmumustritesse või kordusmustritesse kinni. Valgustöötaja peab oluliseks arengut, evolutsiooni, siis ta teeb loodusega koostööd. Et temas on selline ürgne olemus, aga temas on ka selline modernne, innovatiivne olemus. Ja nende vahel on tasakaal. Nad ei võitle oma vahel. Ja see on, võiks öelda, valgustumisele väga-väga tõelisele, maksimaalsele valgustumisele väga-väga lähedal. Aga see ei ole see valgustumine, et mul on nüüd missioon siin elus tehtud. Ei, need inimesed on mõeldud jõudmaks nii kaugele, et neil on antud vastutus teistega ka jagada seda. Ehk siis spreadida seda. Kui ämblik teeb võrku, et koguda saaki enda kasuks, et imeda elujõudu välja teistelt, siis valgustöötajate eesmärk on
sellised mustrid ära lõhkuda ja öelda, anda inimesele, tuletada meelde, kes ta tegelikult on, mis on tema vägi ja et ta oskaks ennast kaitsta selliste lõksude eest nagu ämblikuvõrd, kus tahetakse sind kookonisse kerida ja su elujõuda ära võtta. Et valgustöötajad tuletavad meelde sinu sõltumatust ja oskusi oma piire seada ja tuletavad meelde, kes sa tegelikult tõeliselt oled. Nad on ise integreerinud päris paljut ja neil on sellepärast antud ka roheline tuli selleks. Ja tegelikult kogu nende praegune elu ja ka eelmised elud on neid üles ehitanud selleks missiooniks. Ja võib-olla, et kui nad seda teevad, nad võivad elada vanaealiseks ja surra loomulikku surma. Ja kui nad on teinud seda missiooni väga südamega, suure vastutustundega, pühendumusega, õiglaselt, ausalt, siis tähendab, nad käivad tarmateed, eks mitte karmateed. Ja neil on endal hea ja nende lähedastel on hea ja nende kogukonnal on hea. Siis võib olla nii, et nad tõepoolest enam järgmises, nad liiguvad pärast seda siis edasi. See ongi see, et sa oled väga ligidal sellele valgustamisele. Aga kui sa oled täiesti valgustunud, siis sa oled Jumal taevas juba. Ühesõnaga selles mõttes, et sa liigud juba teistesse dimensiooni, sa oled hinge essents ainult. Niikaua, kui sa oled inimkehas, on sul veel mingi missioon, mis on maa pea nagu sinu hinge ja keha, meele, hinge koostööna vaja ellu viia. Ja see ei pruugi olla, et sul on karmas või hoiab kinni. Ei, see on dharma. See on dharma. See tähendab seda, et sa jagad oma kogetut, oma küllust, mida sa oled saavutanud teistega. Ja nüüd ongi nii, et kuidas siis, see on siis spirituaalne ärkamine ja valgustumise selline võib-olla erinevus, täpsustuseks, meeldetuletuseks mõnele, kuidas mina seda näen. Ja sest selle üle on väga palju heidetakse nalja valgustöötajate üle, ei saada aru, et see on tegelikult päris täiskohaga töö. Ja sellel on omad preemiad. See ei ole tasuta töö siiski. See on oluline, väärtuslik investeering, vibratsiooni ja teadlikkuse tõstmine siin maa peal. Ja tänu sellele on väga palju juba muutunud paremuse suunas ka, sest valgustöötajaid on nii palju ärganud lihtsalt ja endaga tööd tegemas. See on tore. Aitäh sulle selle eest, kui sina oled üks nendest. Ja nüüd ongi nii, et kui valgustöötaja kasvab, siis tihtilugu üks tema vanematest või vanavanematest, isegi kui ta oli vanakooli inimene, oli valgustöötaja. Kui sa oled juba selline tugev valgustöötaja, eks ju, teadlik, ja sa tunned, et kogu sinu elu on tegelikult sind elu üles ehitanud selleks, et sa hakkaksid teistega jagama, siis sul võis olla keegi üks vanem või vanavanem. Ja seda on tihtilugu siis, kui üks vanematest oli karmaatiline ja üks oligi siis selline valgustöötaja. Ehk siis justkui nagu natukene nagu teatud mõttes nagu vastandlikud jõud, aga kui sa, ja võib-olla sa oled väga palju sellega teemaga tegelenud, kuid see on selleks olnud, et luua sulle kaitset valgustöötajana. Seega karmaatiline osapool õpetas sulle, kuidas ennast tegelikult valgustöötajana ka kaitsta. Et kui sa oskad neid asju näha ja oskad näha ka selle karmaatilise vanema südamekesksust, aga ei lähe sellega nende mängudega kaasa siiski, kuid võtad selle ka omaks. Ja need asjad, siis sa tasakaalustad need asjad ja kui sa jõuad tasakaalu, siis sul on võimalus seal teistega jagada, edastada. Mitte enne. Ja üks vanem võib olla
see võib olla samasooline, see võib olla vastassoost või vanavanem. Ja kuidas seda ära tunned, kui on valgustöötajast vanem? Üks vanem püüab väga juurtele tähelepanu pöörata, mis on oluline, mis on maandus, mis õpetab sulle maist elu. Ja teine on selline, kes ütleb, et usu endasse, astu tundmatusse, ole julge. Ta motiveerib, ta väestab, ta usub sinusse, ta usaldab sind, et sa vastutad oma asjade eest. Ta ei tee sinu eest ära, kuid ta inspireerib sind ka oma mingi niisuguse karakteriga või oma olemusega või tingimusteta armastusega või et temas on sellised valgustöötaja omadused ja ta usub sinusse. Kui üks vanem on rohkem vaatab mineviku suunas, siis see vanem, kes on valgustöötaja, vaatab oma laste, ta imetleb oma lapsi. Ta ei võta oma lapsi, kui et nemad teenivad vanemaid, vaid ta vaatab neid, kui et ma usun sinusse. Ta on heas kontaktis oma sisemise lapsega ja sellepärast tal on seda kergem teha. Ta toetab ja nii edasi, ta on nagu olemas, ta annab oma lastele. Mitte selleks, et tagasi saada, vaid selleks, et see rõõmustab teda. See tekitab talle hea tunde, see tekitab temas kontakti oma sisemise lapsega. Ja teine vanem on selline, kes austab oma vanemaid, et lapsed austavad oma vanemaid ja nemad teenivad, et kunagi nemad maksavad tagasi selle, mis nemad on andnud neile ja ühesõnaga, see on hirmukeskne, see on tingimuslik. Ja tegelikult on nii, et täisealiseks saamisel inimene astub oma ellu, kes ta tõeline on, hea, kui ta saab kontakti, kes ta tõeliselt on originaarselt ja mida ta tahab ja mida ta vajab. Ja kui sul on olnud valgustöötajast, kas ema, isa, vanaema, vanaisa või õde, vend või on ju, siis sul on seda kergem teha. Ja see on sinu sünniõigus tegelikult. Ja et üks toimetab läbi hirmu, teine läbi usu ja usalduse ja armastuse ja toetuse. Et valgustöö nagu teatud mingi tervendav vägi on seal taga, kui on valgustöö, nagu külmavärinaid tekitav vägi, vabastav. Et you don't know us anything. You're free basically. Tea, et ma olen siin, ma olen olemas, ma olen kõikjal sinu ümber, aga you don't know us anything, vaata. Sa oled tee seda, mis teeb sind õnnelikuks. Et väga tihti need, kes on karmaatiliselt vanemad, nad tahavad hoida väga kinni sind, õpetades sulle, et nemad teavad, kuidas on õige. Ja ei annagi sulle, kontrollivad nii palju, et nad ei annagi sulle aega ega ruumi iseennast avastada. Et väga tähtis on lapsele anda igavlemise ruumi, et ta leiaks avastaks iseennast ja oma andeid ja seda on mulle antud väga palju. Ja seepärast ma selline olengi. Ja tekib küsimus, kui nad nii palju kontrollivad, et kas nad siis ise on õnnelikud. Tihtilugu nad ei ole. Ja see teine valgustöötaja teab, et kui ta laseb vabaks, siis sellel laps järeltulijast valgustöötajal on õigus või tema saab oma saatust ise vormida ja kõigil on omad väljakutsed ja hirmud ja asjad, kuid ta ei hoia teda kinni, et ela nagu mina, tee nagu mina, isegi kui ma ei ole õnnelik, et ma lihtsalt hirmust hoian kinni, sest ma kardan üksi jääda või ma ei tea, mida iganes, aga sa oled tegelikult täiskasvanud inimene ja sul on ka vaja leida oma hobid. Et on okei kohtuda, kuid kedagi kinni hoida, see on juba kuritegu, see on juba usalduse
kuritarvitamine. Ja kui sa ise ei ole õnnelik olnud ega ole tegelikult sisimas sügavuti, siis lase teisel olla, lase teisel luua omadel tingimustel, et tema saaks seda olla. Ja kui see valgustöötajast vanem ja laps on koos, siis nende sisemised lapsed tervendavad teineteist. Vabad sisemised lapsed tervendavad teineteist. Kui nad on rohkem kauguses, siis on nii, et neil võib olla mõlemal karmaatiline vanem olnud. Neil võib olla mõlemal karmaatiline vanem olnud ja sellepärast on selline teineteise mõistmine. Ja väljakutsed on sarnased. Siit tahan ka rääkida seda, et kui kellegil on seda ma räägin teinekord, tuleb läbi, et teinekord räägin seda, jagan seda. Kui on sümptom, näiteks sul on oma pere juba ja kui on sümptom, et näiteks isa liini, kuigi sinu ema ja isa liinis on peegelefekt, nende suguvõsades on mingid sarnased mustrid, kuigi tavaliselt üks tahab öelda, et kõik on sinus asi, oled küll enesearengu teel, aga midagi nagu ei muutu. Tegelikult on nii, et see teine inimene ei ole ise mitte midagi teinud ja sellepärast ei muutugi. Et 2 poolt on oluline, et teeksid. Ja kui on meesliinis niimoodi, et on mehe isast alates, on kõigil vasakul silmal mingi teema, kas ei näe, kas on efekt või kuidas öelda, midagi on teema vasaku silmaga. Ja seda nii isal, vennal, sinu isal ja sinu lastel, mõlemal, ühesõnaga, kõigil on. Siis vasak silm sümboliseerib naissugu, naisi, aga mehel on, jälle kes näeb naisi. Ja siin võib tekkida dünaamika, et kui sina oled selles peres, selles naine, pärast kõike neid, mis siin on olnud, need silmadega oled seal, siis sina võid olla see, kes selle mustri ilmsiks toob, et seal on midagi naistega. Mehed näevad naisi kuidagi moodi läbi valu või kuidagi läbi mingi filtri. Ja siis sa hakkad kaevuma mitte ainult oma suguvõsas, vaid teed oma suguvõsa, vaatad ka sinna, sest sa armastad oma lapsi, oma poegi, kellel tuli sama sümptom ja sa hakkasidki nende sümptomist uurima edasi, mis see on. Ja siis jõudsid avastamisele, et siin on terve rida nendel sama sümptom. Aga sina oled generatsioonide mustrite murdja ja uurid asja. Ja siis sa avastad, et sellel vanaisal on olnud ema, kes on teda hüljanud. Ja naine, kellega olid võib-olla sellised oli kaassõltuvussuhe, mis tegelikult ei ole ka elu terve liialt. Ja õde, kes oli ka võib-olla selline domineeriv. Ja
Ja siis sa näed, et isegi kui sina ei ole seda, sina oled see, kes on sein selle mustrile. Sina oled nagu vastand nendele kordusmustritele. Ja läbi selle sina saadki olla see muutus siin oma laste elus selle läbi. See on niisugune evolutsiooniline nihe. Sina oled evolutsiooniline nihe selles süsteemis. Läbi selle, et sa seda hakkasid uurima, teadvustama. Läbi armastuse. Aga sa tegid seda sellepärast, et hakkasid tekkima mingid väljakutsed. Ehk ka sulle hakati seda nende varasemat valu projitseerima, et sina oled nii. Sest nende geneetiline, sügav alateadlik muster, varasemad kogemused olid ainult sellised vaenulikud. Ja isegi kui sina ei ole distortid, ehk naine, kes on läbi valu toimetanud, siis sulle hakatakse seda, sina oled nagu tervendustööd teinud, ja sulle hakatakse seda igapäevaselt projitseerima, siis on selle lugu, et siis you need to understand that sometimes it's not you. Sometimes on see projitseeringud, keegi pole, et seda projitseerib inimene, kes ei ole enda seest tervendustööd teinud. Ja see on lubamatu. You need to cut it out. Kuniks inimene tervendab endas, ta jääbki. Kuni ta ei tervenda seda, ta jääbki sinna mustrisse. Et ta hakkab oma valu, mis ei ole isegi tema valu, see ongi kandunud läbi põlvkondade kasvanud. Ja kui see ei ole ära tervendanud, siis see kasvab nagu lumepallina. Ja need, kellel ei ole isegi enam põhjust, nagu sinu järeltulevad põlved, kannavad seda sama mustrit. See on umbes nagu see ütlus, kus lapselaps küsib ema käest, et aga miks sa vorsti, kui sa praed vorsti, siis miks sa need jupid panni peal, vorsti need mõlemalt poolt need jupid ära lõikad. Et huvita, miks sa niimoodi teed kogu aeg? See ema ütleb, et aga mul vanaema ja vanaema alati tegid nii. Et sellepärast ma teengi, et see on traditsioon. Et neil oli sellepärast, nad tegid seda sellepärast nii, sest neil oli väiksem pann ja vorst ei mahtunud sinna pannile ära. Ja siis nad lõikasid need otsad ära, et see mahuks pannile. Aga ema, et meil ei ole ju väike pann, meile mahuks ju ära see vorst siia, ka nende otstega. Ütles siis laps. Ja see on tõde, et me vahel kopeerime mingeid asju, mis enam ei olegi vajalik. Me teeme automaatselt seda, mida me oleme harjunud tegema või mis on harjutud tegema meie liinis. Aga järgmisel korral ei pea neid ära lõikama. Kui su pann on juba suurem, kui sa oled kasvanud, kui sa oled arenenud, kui ajad ja viisid on muutunud. Ja, et see ongi see, et me kordame automaatikas midagi, mida ei ole enam isegi vaja. Ja siis, kui meil on tegelikult potentsiaal, meil on kingitus antud, et on võimalus täiesti uut moodi perekonda ja naisi ja mehi vaadata, siis me ikkagi automaatselt jätkame, hoiame kinni sellest valust, sellest lojaalsest traditsioonist näha läbi kellegi kunagise valu. Isegi kui meil enam põhjust ei ole. Me ei ela getos, meil ei ole keegi, kes ülgab, kõik on turvaline, on ju. Aga me loome seda, sest me ei ole enda sees tervendanud. Loome seda valu juurde ja kahjustame läbi selle isikliku valu ju teisi. Ja niimoodi võib üksi jääda, sest elu terve on lahkuda sellisest kohast või sellisest seltskonnast, kus hoitakse valust kinni ja kasvatatakse seda, mitte ei tervendata.
sest see on tervisele kahjulik. Seda toidetakse. Sellega takistatakse ka iseenda õnne, sest kui keegi tulebki, kes õpetab meile turvalist suhtlust ja keskkonda ja eluloomet, igapäevaelu, siis me ei ole sellega harjunud ja me ise saboteerime ennast, et takistame ennast, et seda luua. Me tõukame selle, mis tegelikult on täitsa vastand sellele, mis oli ära. Ja siis kui ta lähebki ära, siis ma mõtlen, et näe, jälle läks ära. Jälle hülgas, jälle see, aga me ise tegelikult tõukasime selle ära oma valuga, sest meie valu ei ole tervendatud. Silmasümptom selline, mis on läbi generatsioonide, keegi ei teagi, kus see alguse sai, aga kõik kannavad. See on vaja tagastada sinna, kuhu see kuulus, mitte seda enda kanda võtta. Kellelgi sellest kergem ei hakka, kui seda edasi kanda. Kui lapsed tahavad luua püsisuhet, usaldusväärset, küülluslikku püsisuhet, siis nemad peavad tagastama selle valuliku vaate elule ja naistele, mis on vanaisa, isa, venna ja kõikide nende kaudu tulnud. See kuulub neile, see on nende tervendada, seda ei pea kaasas kandma. Minu vabastavate lausete kogumik on üks viis, kuidas seda koduselt ka teha. Üks viis veel, kuidas on, kui sul on karmaatiline vanem ja ta võib-olla on sinu samast soost kui sina ja sa ei tee tervendustööd tema osas. Sa ei tasakaalusta seda teemat, vaid sa samamoodi nagu siin olid meessugu hoidis vastassoo suhtes sellist vaadet, mis kahjustas nende silma lausa. Siis sellega nad magnetiseerivad kas sarnaseid inimesi või siis täiesti erinevaid, kes kutsuvad sind tervendusele. Aga kui sina keeldud tervendusest, siis sa lükkad selle inimese ka eemale ja siis ütle, näe, jälle juhtus nii. Sa oled ise loonud selle nagu ringi. Meil on 2 sorti inimesi. Need, kes kordavad meie mustrit ja need, kes tahavad meiega uut algust luua. Ja kõik oleneb meist, mida me valime, aga see iga valikuga kaasneb ka mingi vastutus ja oma panus. Hiljuti kuulsin ühte isa, kes ütles oma pojale, et sa ei pea koolis käima ega sa ei pea vaeva nägema ega vastutust võtma. Leia nagu mina endale selline naine, kes teeb kõike sinu eest. Et kui see naine seda kuulis, siis ma usun, et ennast austav ei luba nii. Iga suhe on mõlemapoolne vastutus. See on kaassõltuvuse harjutamine, abituse õpetamine. Ja eneseväärtus on see, et mõlemad osapooled vastutavad täis väärtuses. See on... Eks igaüks saab aru, mida ma selle all mõtlen, et see ei ole austav naiste osas. Nii mõelda, et las mehed säravad ja naised teevad kõike neid, et ma ei ütleks, et mina olen selline olnud küll, ma olen väga ennast kehtestav küll, aga väga paljud on. Aga see ei pea nii olema. Arvavad, et see ongi normaalne, sest keegi neile nii ütles.
samas ma tean ka selliseid, kes on niimoodi olnud, aga kui nende juurest on kõik inimesed ära läinud mingi kriisiolukorra tõttu, siis nad on küll olnud solvunud nende inimeste peale, kes siis läksid ära, kes varem võib-olla tegid kõik ära, siis see meesterahvas ärkas elule, ta hakkas kokkama, ta hakkas reisima, ta leidis välismaal töö, ta hakkas elama, ta hakkas suhtlema, ei kaotanud usaldust ikkagi elu suhtes ja teiste suhtes ja nii edasi. Et mõnikord on nii ka, et kui sa lahkud sellisest, kes on nii-öelda nahaal, on ju, ja õpetab teistele ka nahaalsust, siis võib juhtuda nii, et uju või upu, neis võivad mingid anded hakata avalduma, sest mugavustsoon lõppes ära. Ja siis ongi nii, et sa kas ärkad ja liigud edasi või on ju, ja emba kumba. Aga elu varem või hiljem tahab meid ärgitada sellele. Et päris pikalt niimoodi välja ei vea, et otsi endale naine, kes sinu ees siis kõik teeb ja sa saad olla nagu lihtsalt ilus. Et sa võid ju seda teha, aga see on selline poolik elu lihtsalt. Ja tee teistele, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Aga kui sul on karmaatiline vanem ja see on nagu samasooline ja sa ei ole seda teemat ära tervendad, sa hoiad seda valu endas just nagu see isa liin seal oli silmaga. Aga samasooliselt, kui silmaga oli nagu see vastassoo teema, sümptom, siis see on samasooliselt, siis võib juhtuda nii, et see, kui sa ei tervenda seda ära, see viha või see frustratsioon või see tervendamata või see vabastamata teema sinus võib hakata pöörduma sinu vastu. Nii-öelda allasurutud vihana, solvumisena. See hakkab pöörduma sinu vastu. Sinu kehas allasurutud viha võib hakata just selles osas, mis esindab sinu samast soost. Oled sa mees või naine, et selles rajoonis, mis esindab seda sama sugu, nagu sina oled, võivad tekkida haiguskolded, kui sa seda ära ei tervenda õigeaegselt, kui sa nagu muudkui toidad seda just nagu see silmaga oli, mis ennem. See viha hakkab töötama sinu vastu siis. Üheks näiteks on näiteks vähk. Kahjuks. Kui sa seda õigele, sellepärast ma räägingi enesearengu teest. Sellepärast ma räägingi ema-isa sisetööst. Sellepärast ma räägingi sisemise lapse tööst. Sest see kõik aitab sul vabastada sinu keha, tasakaalustada sinu keha ja teha ruumi uuele. Teha ruumi õnnele, küllusele, tervisele, usaldusele. Mina olen selline haiguste ennetaja tüüpi tavaliselt, jah. Ja aga kui on vastassoost, nagu ma tõin selle silmaga näite, siis võib olla kas peaga silm või nina pool või siis südamekeskus, kui sul on vastassooga karmaatiline see. Ja see ongi see, et vasak keha pool on siis naissugu ja parem keha pool on meessugu, kui tekib midagi. Need on kaks näidet, kuidas kas sa oled samasoolisest vanemaga või vastassoolisest vanemaga tekivad sellised teemad. Mis võivad edasi kanduda niukselt vaikselt taga taustal, kui sellega ei tegele. Ja sellepärast mina siin lehel ja oma elutööna teen vastuvõtte, seansse, selleks, et inimesed jõuaksid jaole õigel ajal sellele. Mul on väga terav silm ja taip selles osas,
kui ma näen, et kuskil on jäänud toppama. Just hiljuti oli üks klient oma pojaga, kellel oli südameteema. Ja vaatasime seda lähemalt ja õnneks näitas hea niisuguse lõpuga või tagasisidega, et ta jõuab õigel ajal, aga ta oli nii selle on the edge kuskil, kus ta tegelikult isegi oma teadmatusest, see ongi see, et ma näen asju, mis on ridade vahel, ma näen seda, mida tavainimene ei taju ega ei näe. Sest ma olen mustrite murdja. Olnud enda suguvõsas, teiste suguvõsas ja ka oma töös. Veevalu ajastu selline valgustöötaja minu selline üks anne või tugevus on see, sest minu teejuhid aitavad mul näha sellise sealt kohast, mis ei ole ainult maise pilguga, vaid ka kõrgemast ja detailsemast tervikpilti ja ka detaile. Ja sellepärast mul on õnnestunud, ma olen oma suguvõsas kõige tervem, et mul on õnnestunud päris palju ära ennetada, sest ma tegelen selliste teemadega, sest ma tunnen huvi, ma näen juba eos ära. Ja ka teistel on see võimalus, kui nad küsivad. Kui on juba kahtlus või mingi teema, siis kindlasti tasub juba, mitte ootama jääda. Et parem on varem. Parem on varem. Ja paljud ei teagi näiteks, mis selle vähi taga on. Kui öelda, et mul on vähk, siis selle taga on alla surutud viha, aga see ei ütle tegelikult mitte midagi. Kus see alguse sai täpsemalt. Kui hakata uurima täpsemalt, kus see vähk asub, millal ta alguse sai, mis teemad korduvad just sellel ajal, eriti kui see alguse sai, mis on jäänud korduma. Need on kõik määravad, need täpsustavad seda, mis on juurpõhjus. Ja kui sa tead juurpõhjus, siis on võimalus terveneda. Ennetada, aga ka tervendada ja leevendada juba. Mina ei ole arst, mina olen meditsiiniline empaat, mina olen ennetaja ja mina alati soovitan minna arsti juurde, ma ise lähen ka alati ja ma olen saanud väga suurepärast abi, alati, ma olen väga-väga tänulik. Mina ja kõik minu pereliikmed oleme saanud alati, me küll väga harva oleme vajanud, kuid kui meil on vaja olnud, me oleme saanud Eesti riigi parimat abi, professionaalset abi, sõbralikkust, kõike. Ja sellepärast ma soovitan alati minna arsti juurde, kui midagi on kohe, mitte ennetada, mitte oletada, mitte karta, vaid minna. Küll aga mida mina teen, mina aitan paralleelselt veel mõista inimestel, mis on veel seal see emotsionaalne, hingeline, mentaalne osa, mis aitab veelgi omakorda sul endaga olla tingimusteta armastav, toetav. Et sa ei toidaks seda kurbust, viha, frustratsiooni kellegi ega millegi suunas, vaid sa võtaksid sealt üle nii originaalkujul oma elujõu tagasi ja paneksid selle nüüd täielikult iseendasse ja kõikidesse oma aspektidesse, sisemisest lapsest kuni praeguse sinuni. Sellega ma tahaks isegi lõpetada. See on nii oluline. Ära unusta seda. Vaatame. Et jaa, mina lihtsalt toetan sind, aga meditsiin, arstid on need, kelle poole kindlasti pöörduda, kui midagi kahtlust on. Mõtlesin, et ma võtan kaardid, šamaani oraaklikaardid. Ja tuleb 12 tõde, kotkas ja
meil on vaja näha tervikpilti meist kui tervikust, siis ükski haigus meid ei kimbuta ega ükski sümptom meid ei kimbuta ja meie suhted on armastavad, sest universum vahel võib arvata, et me väärime mingit võimalust, uut võimalust, mis viib meid uuele tasandile. Aga kui me rikume selle enda tervendamata osaga juba eos selle ära, isegi kui meis on südamlikkus, aga see valu on suurem, siis me mitte ei riku, aga me lükkame eemale selle, mis on tegelikult armastus ja mis meid tegelikult tervendaks. Meil on tähtis seda märgata. Tõde, suur pilt, rõõm. Jah, ole inimestega, kellega sul on rõõm, vali oma keskkonda. Ütle rohkem ei, kehtesta ennast. Seal, kus sa tunned, et sind imetakse tühjaks nagu see ämblik seal, kes kookonisse sind paneb ja selleks, et su elujõudu paneb sind udusse ja su elujõud võtta. Vali need, kes elavad sulle kaasa, rõõmustavad, kui sa oled sina ise, kui sa oled õnnelik, kui sa oled tasakaalus, on sinuga aus, kui nad näevad, et sa oled kuhugi toppama jäänud, sest nad hoolivad sinust. Aga nad rõõmustavad sinu väikeste suurte võitude üle. Nad tahavad, et sul läheks hästi, nad elavad kaasa nagu iseendale, ka sulle. Ka see on tervisevõti. Valida seda. Osad aga tahavad sellest osa saada, ennast niikida sinna nagu Trooja hobune sinna seltskonda sisse. Ja tegelikult nad on rõõmurikkujad, mitte rõõmu loojad, alalhoidjad ega tekitajad. Ja küllus koostööst. See on ka tervisevõti, mis inimestega me oleme, mis keskkonnas. Ja kui me oleme sunnitud olema kuskil, kus ei ole meie inimesed, siis meil on vaja ennast kehtestada või lahkuda. Väljenda ennast. Üks suur tervisevõti, mis on eneseväljendus, kas kirjaliku teel või verbaalselt. Ma õpetan oma klientidele seda hästi palju. Ja mul on ka kliente, kes on hääleõpetajad ja on päris mitmed kliendid olnud, kes lapsi õpetavad hääle treeninguga. No võib-olla on see sellepärast, et mina lapsepõlves olin introvert ja nüüd mu töö on lauskommunikatsioon nii kirjalikult kui ka verbaalselt. Ja eks see on mu elu teesse kirjutatud ka sisse. 3 kaksikud, eks ju, aga ka 8 elude number on 3+5 mul seal ühesõnaga, mul on Merkuur on igal pool, on ju seal sõnnis ja igal pool on siin Merkuur. Ja mul ei ole, ma nagu, kuidas öelda, ma tunnen ennast rõõmsamana, ma tunnen ennast tervemana. Varem mul oli kogu aeg kurguteemad. Nüüd see, et ma praegu olen, see on harv juhus. See on 1 kord aastas maksimum, vabandust. Et mul on midagi sellist. Varem mul oli kogu aeg, eks. Ja duaalsus ja õpetus, just. Et sa vabaneksid oma koormatest. Sest me ei ole tulnud siia maale kannatama. Me võib-olla arvame, et me oleme tulnud, kui me oleme jäänud sinna kinni. Kui me oleme jäänud oma suguvõsa mustritesse kinni, siis me arvame, et ma olen tulnud siia kannatama. Ja hirmu tundma ja kõike seda. Aga see ongi see, et valgustöötaja, nii mina kui ka valgustöötajatest lapsevanemad tahavad, et nende lapsed ei oleks kinni vanas ainult. Vaid nad võtaks need ressursid, mis sellel elupuul, sugupuul on anda ja veereksid oma elus edasi, elu tervelt. Et see on isekas armastus hoida kinni, hirmust kontrollida, sisse sõita. See on vägivaldsus, kui sa sõidad kellegi sisse, nüüd teeme nii. Ma olen otsustanud, et nüüd me hakkame nii tegema täiskasvanud lapsele. Küsi ennem. Suhtle. Ära sõida sisse, ära domineeri. Ta on nüüd täiskasvanu juba. Ta on oma isiksus, tal on oma saatus. See on tema sünniõigus. Ära otsusta sünnist enne sündi juba inimese kohta.
ühe hinge kohta saatust, ta on külaline su elus. Ja seda valgustöötajast lapsevanemad tavaliselt teavad. Nad kindlustavad, et nad tunneksid, et nende järeltulevatel oleksid juured, traditsioonid, aga nad annavad neile kindlasti ka vaba ruumi olemaks nemad ise ja loomaks omadel tingimustel nii, et nemad on õnnelikud. Ja mina võin öelda seda, et minul on selline valgustöötajast vanem olnud. Ja ma olen talle väga tänulik, et ma tunnen, et tema oli õnnistatud, on õnnistatud. Ma mõtlen lapsena, eks ju. Et kuigi tal on olnud väga väljakutsuvad ajad, siis ta ikkagi on läbi aja õnnistatud. Ja ma tunnen, et läbi tema ma olen ka ise õnnistatud. Ja ma tunnen, et mina olen õnnistanud oma poegi läbi selle. Et see on kuidagi nagu põlvkondade, see ongi see, et kui sul on valgustöötajast vanem või vanavanem, siis tema ongi sinu kaitseingel, tema ongi elav või juba lahkunud, tema ongi sinu kaitseingel, tema ongi sinu selja taga. Ja kui sa oled teinud mõlema osapoole, nii karmaatilise vanema kui ka valgustöötajast vanema, karma vanema sellise nagu sisetöö, siis sa teed juba koostööd tasakaalu jõududega, ehk sa ei vastandu, sa oled terve, sa oled mõistvam, inimlikum, maandatum, aga samas sa ei kaota oma sellist mätsikut ära. Sa oled julge oma enesekindel, oma loomingut, oma täiesti innovaatilist asja tegema. Sul on selline kindlus, aga sul on ka selline julgus tegemaks oma asja originaalsust midagi. Ja seda ma sulle soovin. On sul valgustöötajast vanem või mitte? Kindlasti täheperekonnas või hingeperekonnas on sul kindlasti selline keegi valgustöötajast, kes sind toetab, kes rõõmustab sinu üle, kui sul hästi läheb nagu oma inimene. Ja kui sul on mingi teema, tekkis selle teemaga, mis siin üles tekkis, pane oma konteksti, et ma küll tõin siin selle silmaga ja võib-olla suguorganiga samast soost või midagi. Kui seal on mingeid konflikte, siis seal on mingid või allasurutud viha või valu või kurbus, siis seda ei ole nagu läbitud, protsessitud, siis võib hakata töötama sinu vastu ja sinu lähedaste vastu ja nii edasi. Aga pane sina oma konteksti, võib olla ka südameteema, tahan siin lisada. Kui on vastas soost. Kui on samas soost, siis on mees või nais suguorganid. Kui on vastas soost, siis on kas pea või südame teema. Aga seda on kõik võimalik vabastada. Ja kui sa ei tea, kuidas, siis võta minuga ühendust. Aitäh sulle, ole hoitud. Kontakt on siin all infos. Kohtumiseni.